Et mitte liiga pikka juttu teha, siis ma kutsuksin siia Maaülikoolist Tarmo Pilvingu ja Tarmo räägib meile identiteedi loomisest sihtkoha arenduse kontekstis, nii et mikrofon peaks töötama. Kuidas? Ma annan siis äkki enda oma või saad? Väga hästi. Jaa, aga lihtsalt, et ka meie veebis jälgijad sind näeksid, siis ole kuskil siin areaalis. Olen kuskil siin, jah. Muidu on väga ametlik, kui ma siin taga niimoodi olen. Ei, siia poole võib tulla, aga kohvi jooma ei saa minna. No kohvi jooma ei saa minna, eks ma pärast lähen. No nii, tervist. Väga tore, et nii palju uusi nägusid, et tavaliselt on see, et kui mind ikka kutsutakse, see on ühed samad näod ja nii edasi, aga nüüd on nii palju uusi nägusid, et tõesti isegi ei teagi kõiki, kes siin on, aga loodetavasti päeva jooksul saab teada. Et jah, identiteet ja kuvand, et ma võiksin nendest teemadest tegelikult rääkida siin, ma ei tea, homse hommikuni või isegi siis ei jõua neid kõik ära katta, veel parem pane see 20 minuti sisse, aga tegelikult mõnes mõttes see ongi nagu selle tänase päeva jutu iva, mida ma teil tahaksin edastada. Et ise leian mind tavaliselt looduskeskkonnast niimoodi, viimasel ajal eriti just umbes 10 aastat oleme Maaülikoolis loodusturismi eriala lõpetanud, olen ka ettevõtlusega kokku puutunud, olen ka kutseline loodusgiid ja meil on sellised toredad erialad, tähendab tore eriala nagu loodusturism ja siis baka- ja magistri tasemel, kes veel ei ole vaadanud, vaadake, ootame ka uusi õppijaid sinna. Ja võib-olla just, kui ma räägin oma välismaa tuttavatega, varem rääkisin rohkem klientidega ja alati ma küsin nende käest, et aga mis on siis see, mille pärast sa siia Eestisse tulid? Eesti loodusturism. Ja tihti nad jäävad mõtlema ja tegelikult ei oskagi mitte midagi öelda. Mis asi see on, et kui teie peaksite näiteks liftis täiesti tundmatule välismaalasele seletama, et mis on see Eesti loodusturism, mis asi see siukene on? 3 minutiga, 1 minutiga, 2 minutiga. Tegelikult see on päris suur väljakutse. Ja meil oleks nagu ühest küljest kõik olemas, ka uued näod, eks ju, aga kuidas me selle kõik nagu kokku võtame, kuidas me paneme selle ühte sellisesse narratiivi, et tegelikult sellest ma teile täna natukene rääkida tahaksingi. Teine teema on kestlikkus, samuti selles narratiivis. Eelnevatest ettekannetest on ka välja tulnud, et just see siukene kestlikkus ja kõik see ja mis see nagu on, et ka see peaks selles narratiivis kuidagi kajastuma ja maailmas on tegelikult päris palju selliseid häid näiteid, kuidas need kaks asja on hea lugu, mida rääkida ja samuti on siis selline jätkusuutlikkus seal sees ja ma ei mõtle siin ainult võib-olla sellist keskkonnalast jätkusuutlikkust või ka looduskaitselist, vaid majanduslikku ja sotsiaalset samuti. Teenuseid on meil hästi palju, et tõesti igale hobile, mis iganes huviala teil on, mis iganes teil siin, millise tegevusega te ennast identifitseerite, tegelikult on mingisugune loodusturismi teenus meil Eestis olemas. Need haakuvad ka väga hästi selliste maailmas praegu trendikate teemadega, näete, et tegelikult kõik need eelmise slaidi teenused võiks väga vabalt nende 10 sellise teema all ära panna, eks ju. Niimoodi, et ühest küljest oleks kõik nagu väga hästi. Aga nüüd, kui me hakkame vaatama nende piltidest, suur tänu heale sõbrale Marko Poolametsale, kes on samuti loodusturismi ettevõtja, kes teeb väga palju internetiturundust ja tema vaatab pidevalt, et kuidas siis Eestit välismaalt nähakse ja millised on need sellised märksõnad, mida otsitakse. See on siis nädal aega, ärge detaile küsige, ma ei ole nii väga arvutiinimene, kõik küsimused või Markole edastada. Näete, mis siit välja tuleb, eks ju, et Google'is see otsingute arv on kasvav, aga mida otsitakse? Tallinn, what to see and do in Tallinn. Ühesõnaga, muud siin nagu väga midagi ei olegi. Ja kuidas me siis toetame regionaalarengut, kuidas me loome maale töökohti läbi loodusturismi, eks ja nii edasi, kui tegelikult on pilt meil paljuski selline. Okei, hooaeg ei ole välja käinud, võib-olla 6 aja pärast on pilt natukene teine, aga kuna ta on seda juba aastaid teinud, ütles, et ega väga palju ei ole küll.
talvel oli võib-olla natukene teised sõnad, otsiti rohkem selliseid, võib-olla tuli sealt välja Winter Holiday in Tallinn ja midagi sellist, aga tegelikult on see Eesti turism ikkagi üsna Tallinna põhine. Teine asi on see, et ka uus sihtrühm, alguses oli juttu, milline on Eesti loodusturism 10 aasta pärast, sest tegelikult need on need kliendid, kes on praegu siin ja kes on ka 10 aasta pärast siin. Need, kes olid 15 aastat tagasi, 20 aastat tagasi, inimene kahjuks on surelik, eks ju, või tuleb mingi taud kallale, ei saa enam reisida, et kaovad ära ja see uus sihtrühm, uued sihtrühmad on teistmoodi, nad mõtlevad teistmoodi. Ja kui üldse sellisest kuvandist rääkida, kuvandi loomisest rääkida, see on nüüd üks uuring, mis on tehtud, kuidas tšehhid, kes tahavad Inglismaale minna, kuidas nende selline kuvand või see mõte sihtkoha kohta peas tekib. Näete, kus on turundus, eks ju, turundama, siis tuleb palju rahvast. Tegelikult on siin hoopis mingid asjad, mitte et turundama ei peaks, absoluutselt mitte. Aga see lugu sihtkoha kohta peab olema tegelikult nendes asjades siin, siis on sul ka mida nagu turundada. Muidu sa hakkad lihtsalt nagu pakendit ilustama, mille sisu ju ei ole, eks. Ja võib-olla selline filosoofilisem taust ka, et jah, et turism on teenus ja toode ja majandus ja raha ja nii edasi ja kirikud ja lähme neid vaatama, kõik nii edasi. Aga tegelikult on turism ka päris palju sellise enese avastamisega seotud. Enese leidmisega, enese kaotamisega samuti, et paljud inimesed lähevad reisile, et võib-olla millestki üle saada, millestki lahti saada, lähevad midagi enda sees leidma, eks ju. Samuti infoajastel on väga tore elada, aga Facebooki pilt ei ütle sihtkoha kohta absoluutselt mitte kui midagi, eks tahaks enda käega katsuda, eks ju. Või ka mingisugune raamat, võib-olla raamat paneb veel nagu mõtlema, sest seal on see asi nagu pikemalt, aga et tahaks näha rohkem. Uued silmad, et turism ei ole kunagi ka see, et me lähme sihtkohta, see on alati ka ettevõtja ja kliendi vaheline siukene koosloome tegevus, eks ju, et see ei ole ainult see, et mina pakun ja sina võtad või vastupidi, vaid tegelikult me ju sellest saame kõik targemaks ja avastame midagi uut. Ja samuti enda selliste roostuskohtade õlitamine, et võib-olla ma olen reisile, ma jätan midagi maha, ma saan millestki uutmoodi aru, midagi uutmoodi teada. Siin tulebki tegelikult see identiteedi küsimus mängu, eks ju, et lähen reisile, mille pärast ma sinna lähen, et kas sellepärast, et siis panna sotsiaalmeediasse pilt, mida hästi paljud teevad, et enda kuidagi staatust näidata või enda mingitele tegevustele enda tegevusi mõtestada, eks, või midagi sellist. Ja nüüd tuleme selle generatsioon Z juurde, keda ma teile ennem näitasin, et kui varem, kui veel 10-15 aastat tagasi olid sellised turismialased identiteedi uuringud just viitasid rohkem sellele, et nooremad generatsioonid vaatavad reisides sellised kestlikku teemasid ja nii edasi. Lennuk lendab nagunii, eks ju, ma lähen sinna reisile, ma võin kodus olla hästi selline keskkonnasõbralik, sorteerin prügi ja osta palju asju ja nii edasi. Vot tahaks ikka sinna reisile minna, ma staatust tõestada või ennast kuidagi paremana näidata, et mis identiteet on, eks ta on selline enesetaju, kuidas mina endale näin, kuidas teised mind vaatavad, identiteete võib olla palju, see on hästi pikk ja lai teema, et ma proovin seda hästi lühidalt ära rääkida. Aga veel 15 aastat tagasi oli see, et lennuk lendab nagunii. Vahet ei ole, et ma võin reisil endale lubada seda, et ma tegelikult nii keskkonnasõbralikult ei käitu, siis nüüdseks on see pilt muutunud. Järjest rohkem reisijaid tegelikult tahavad endast sellise hea mina jätta, see ongi see, et tegelikult, et see on see, et lähen nädalavahetusel välja, võib-olla muidu napsu ei võta, eks ju, joon ennast täis, pärast on süümekad, pärast on paha olla, pärast on kassi ahastuseks, on põhimõtteliselt natukene sama asi, et selline negatiivse mina tekkimist vältida. Sotsiaalne pool muidugi ja tegelikult, kui sa selline sihtkoha narrativ ei vasta sellele minu ettekujutusele endast, siis ma võib-olla seda sihtkohta ei valigi. Kui see on liiga, ütleme sellisest minu identiteedist ja kuidas ma suudan sellega suhestuda kaugel. Ja eetikateemad samuti, järjest rohkem kui mingit turismialast kirjandust vaadata, järjest rohkem on küsimus sellistel moraalsetel, eetilistel küsimustel, mitte just see, et nüüd on ilgelt äge kuskile reisida, vaid see, et kui ma sinna lähen, mul on ka mingisugune mõju. Uuringud samuti tõestavad seda, et järjest rohkem inimesi mõtleb oma jalaeljale, mõtleb, kuidas kestlikumalt reisida ja mitte ainult enam nooremad, vanemad samuti. Mina näiteks lendan äärmise vajadusega,
Euroopasse ma reisin bussirongiga või siis panen auto täis ja lähen niimoodi. Et practice what you preach, eks ju, ja väga huvitav on, hoopis teistmoodi näeb asju, võtad aja maha, aga sellest natukese aja pärast. Ja see on väga selline hea selline slaid, mis näitabki tegelikult seda, kui suured on tegelikult protsendid, eks ju. Et esimene siin, et kus siis aktiivselt otsitakse selliseid kestliku reisimise võimalusi, eks ju, on juba valitud, tahetakse tulevikus valida, et näete, need protsendid lähevad järjest suuremaks, tahame või me ei taha, me peame selle narratiivi kuidagi ikkagi selle kestlikkuse teemaga siduma. Ja see nüüd ei olegi see, et me paneme mingisuguse märgise kuskil enda kodulehel ülesse ja räägime, et me oleme maailma kõige rohelisemad, see ei huvita mitte kedagi, seda ei usu mitte keegi. Seesama generatsioon Z tegelikult kuulab kõige rohkem endasuguseid, ta loeb raamatuid, vaatab TikToki, loeb sellist reisikirjandust ja kui see ei vasta tema sellele enda minale, siis ta ei pruugi seda sihtkohta endale valida. Võime siin rääkida ükstapuhugi äge sihtkoht me olema. Nii et nagu Lili ka alguses rääkis, et tegelikult reisimaailm on muutumas, uued inimesed on muutunud, tahame või ei taha, me peame tegelikult sellega kohanema. Et see on üks oluline märksõna, mida siit kaasa võtta. Ja ka sellised juhtivad loodusseiklusturismi ühingud, nagu Ranger Travel and Trade Association, just avas sellise kestliku siis ressursikeskuse, eks ju, rõhuvad järjest rohkem sellele kestlikkusele. Samuti Inglismaalt üks selline ütleme siis nagu klaster, mis koondab erinevaid selliseid seiklus-, loodusturismi ettevõtteid, tegi sellise kestlikkuse teekaardi ja nii edasi, ühesõnaga indikaatorid näitavad terve aeg, et sellega peab tegelema ja see peab olema sinna loosse nagu seotud. Ja kuidas seda siis teha, eks ju? Et üks variant ongi see panna siis teenusesse sisse, et see on hea näide Fääri saartelt, eks, et paneme Fääri saared kinni ja samas sa saad siis tulla sinna, volunturism, eks ju, sa saad midagi anda, saad sa mingit matkarada seal korrastada, saad sa midagi paremaks teha, sa lähed sinna, ostad endale teenuse, et sa saad midagi sellele kohale tagasi anda. Selliseid asju on meil Eestis ka, kuigi nad ei paista veel väga välja, aga võib-olla selline huvitav näide viimasel ajal on Ruhnu saarelt, kus siis saad minna randa koristada, see on pereturismi teenus, eks ju, lähed randa koristama, lastel on väga põnev, koguvad prügi kokku pärast, et siis lapsed saavad mingi jäätis ja nii edasi, et täitsa toimivad teenused. Teine on siis Sauga kaluriküla, eks ju, samuti jõekoristusteenus, et saad midagi sihtkohale nagu tagasi anda enda selle jalajälje vähendamiseks nii-öelda reisil. Ressursil, võt jälle Pilving tuleb ja räägib jälle oma vetikatest, eks, aga see on nagu hea näide selles suhtes, et Eesti on metsarahvas ja nii edasi, mina identifitseerin ennast palju rohkem tegelikult merekäestlasena kui metsaga ja meil on mingi ressurss, mis on oma olemuselt kestlik. Vaadake, eile me juhtiv mereteadlane Jonne Kotta rääkis Ringote saates ka väga hästi sellest asjast, kuidas seda laiemat pilti näha. Ta on taastuv, ta teeb merele head, ka vetikakasvatus, ta võtab merest ära liigseid toitaineid, mida Läänemeres on liiga palju ja tegelikult üle maailma me näeme, kuidas sellist kestlikul ressursil põhinevat lugu on päris palju pandud nagu turismiteenustesse ka ja jah, ressurss, eks ja Prantsusmaa veiniistandused, Korsikal kastanid ja nii edasi, neid lugusid on tegelikult hästi palju, kus selline element on pandud nagu mingit turismivaldkonda eest vedama. Taanlased, eks ju, terved piirkonnad, mis seal on küll teised vetikad, mis vetikana ajal toimetavad, samuti loodusturismil on siin võimalus erinevaid tuure pakkuda, tehakse sukeldumisi, tehakse igast korjamisi, tehakse töötubasid, ta on võimalik ühendada tegelikult ka kulinaariaga ja nii edasi. Taga teeb ka täitsa turistinänn juba, mida saab kaasa osta tegelikult, et sellised asjad on olemas. Ja Eestist ka üks näide teile, et Ruhnu saarel on üks niisugune ütleme, et sinna on ka kolinud tagasi või mitte tagasi, vaid sinna on kolinud elama mõned sellised huvitavad inimesed, kes tahavadki seal hakata vetikaid kasvatama, kes tahavadki selle vetika teema nagu ühe selle väikese saare nagu turismi eestkõnelejaks panna. Näete, kuidas hakkavad lugu looma, eks ju, mõistast kõik välja tuleb, ma veel ei tea, aga see initsiatiiv on olemas. Ja miks mitte, see võiks olla terve sellise Lääne-Eesti turismi üks selline
üks selline eestvedav jõud. Samuti järgmine teema, sidumine ära mingite suuremate üritustega, eks ju. Island Sound Orissaares. Miks mitte ka see vetika teema sellega ära siduda? Muusikafestival, mis on selge suuna võtnud sellise kestlikute sõnumite edasiviimiseks, eks, ja enda festivali sisse panemiseks ja tegelikult on sellest, et see on ju suur ettevõtmine, see toob Saaremaale peaaegu 1 miljon eurot. Noh, väikeses Orissaarde, seda on tegelikult päris palju, kui me niimoodi hakkame vaatama. Ja jällegi näide teile välismaalt ka, kus võib-olla sellist seotust on tehtud, eks ju, Fjällräven, noh, tavaliselt ikkagi loodusturismi inimestele ka räägid, siis mõnda Fjällräveni püksipaari kuskil näeb ja siit pole kaugelt vaadata, eks ju. Ütleme selline ka alguses ja väike perefirma, matkavarustuse tootja, on sidunud ära selle rootslaste looduslembuse, eks ju, matkavarustustega, on sellega ürituse teinud Fjällräven Classic, eks, millest on tänaseks päevaks saanud juba selline globaalne üritus, eks, seda korraldatakse igal pool maailmas ja noh, põhimõtteliselt toode, mida sa võid osta ka Prismast, eks ju, mõnes mõttes nad on väga selliste kestlikute sõnumite eestvedajad seal Rootsis, eks ju, et ostan tal üks paar, mul endal on ka mingid Fjällräveni riideid, mis on juba niimoodi, et noh, ütleme, nad näevad võib-olla natukene rõvedad välja, aga nad on funktsionaalsed, nad siiski toimivad, need on võib-olla 20 aastat vanad, mul oled püksid on üks jopa, eks ja nii edasi ja nii edasi. Niimoodi, et põhimõtteliselt üks selline ettevõtmine veab nagu tervet sellist valdkonda edasi. Näide teile Kanadast, kus ka üks, ütleme niimoodi, piirkond oli pikalt identiteedikriisis, et mida nagu teha, seal oli tööstus, ta ei ole Niagarast väga kaugel ja võeti vastu otsus, et paneme kogu fookuse sellisele veesporditurismile ja tänaseks päevaks vist kõik olümpiamängudel osalenud veesportlased on mingilt kujul sellest Vällandi linnast sealt läbi käinud ja näete, et kui üks hea lugu panna nagu rääkima mingit juttu mingis sihtkohas, eks ju, tegelikult sellest võib nagu päris suur asi saada, et kui see suund on nagu selline selge. Ja meil on ju ka, jällegi, miks meil ei ole siis, meil on Võhandu, täiesti unikaalne asi mõnes mõttes maailmas, eks, et kus käib niivõrd palju inimesi, see võiks ju vabalt olla ka seotud UNESCO pärandis oleva Haabiaga, eks, ja siin on ju, loo essents on see igatepidi olemas, eks ju. UNESCO-st veel rääkides, eks kindlasti Kihnu, kes meil on siin seestada, aga UNESCO on ka selline raamistik, mis võimaldab seda lugu nagu rääkida, mis on inimestele tuttav, et sa ei pea hakkama võib-olla seletama kõike nullist, eks, raamistad sellega ära. Samuti soomlastel põhjapõdrad ja nii edasi, et muidugi jah, selle Tori hobusega on keerulised lood, aga miks mitte ka see võiks olla üks selline, kus on selline kestlikkus mõnes mõttes sees, et sa taas elustad ühe sellise piirkonnale iseloomuliku siis looma, nagu näiteks piisonid on Poolas või Rumeenias, eks ju, miks mitte see võiks meil olla Tori hobune või mis iganes asi. Ja lõpetuseks ka see võib olla kontseptsioon, eks nagu norrakate igaühe õigus, eks siis Fritz-Lusliiv tegelikult on rohkem elustiil kui meil igaühe õigus. Et see on seal aastasadu pikk traditsioon, võiks öelda aastatuhandeid pikk traditsioon, eks ju. Tänapäevases kontekstis võib-olla aastasadu, et kus siis lähed välja, sul on mõnus olla, sa võtad võimalikult palju aega õues. Norrakad on pannud selle enda loodusturismi, seiklusturismi tööstuse etteotsa, see konkreetne ekraanitõmmis on siis nende Visit Norway esimese lehe, mis lahti teed, kohe tuleb see nende iga õigusasi ette. Ja mis see tegelikult on toonud, nad on hästi palju saadikuid saanud sealt tänu sellise elustiili promomisele, eks ju, kuulsatest maadavastest rääkimata, laskesuusatajad, vennad Ingebrigtsenid, eks ju, tegelikult see Fritz-Lusliiv on pannud alguse ka nende sellele spordivõidukäigu üle maailmas, eks, kui sa Ingebrigtseni käest küsid, et miks ta nii kõva jooksja on, eks ju, tegelikult ongi sellepärast, et ta räägib, et ta oli nii väike, kui ta juba seal õues kuskil mingitel mudajooksudel käis, eks, ja nii edasi ja nii edasi. Ja mitte jälle, et oi, kus seal kaugel maal on kõik ikka parem ja me oleme siin, ma ei tea, siin murumits peas ja midagi teha ei oska, tegelikult meil on kõik olemas, me peaks selle lihtsalt avalikkusele viima ja mõned juba tegelikult seda teevad. Molutamine, eks ju. Fred Jüssilt
nii-öelda, kui mina tean, alguse saanud kontseptsioon ja miks ei võiks olla võib-olla just selle meie turismi sihukene edasiviiv jõud või see, mille juurde seda lugu nagu teha. Amazonas, siis amazonas.ee Eesti üks selliseid suurimaid väljapoole viivaid, kes siit veab siis seiklusturiste välja, eks nad on ikkagi selline 500,000-miljonilise käibega ettevõte, on selle sidunud enda teenustesse ära. See konkreetselt Kuubale lähed, siis sul on teenuses sees lihtsalt, et sa passid tänava nurgal ja vaatadki seal inimesi, eks, ja see töötab väga hästi. On samuti tehtud selline asi, et mobiilid jätame koju või teeme ainult pilti nendega ja nii edasi ja tegelikult toimib, eks, et miks mitte see siis suure kella külge panna. Ühesõnaga, ma loodan, et ma andsin teile natukene võib-olla ideid, et kuidas seda narratiivi luua ja et võib-olla natukene sellist filosoofilisemat lähenemist siia juurde, aga ma arvan, et mul on vist aeg täis ja aitäh teile. Aitäh, Tarmo, suure hulga inspireerivate näidete eest. Vaatan saali, kas kuskil posti ees, taga või kõrval on käsi. Nii kaugel. Siis ei kuule need, kes meil ülekannet jälgivad, et ma ikka toon mikrofoni. Et tere. Suured tänu tea ettekande eest. Mul selline küsimus, et me oleme mitme välispartneri käes kuulnud, et tänapäeval see, nüüd viimastel aastatel see igasugune off-settimine on nagu täiesti moest väljas, et seda nagu üldse ei tunnistata enam. Kas sul on nagu samad kogemused või? Mis sa selle all nagu mõtled või kuidas? No stiilis, et sa lendad Eestisse ja siis oma südamerahuks maksad mingisugusesse kuskisse mingisse fondi, ma ei tea, 20 € selle lennu eest ja sellest istutakse puid kusagil ja et siis see nagu justkui nagu kompenseerib su sellise tegevuse. Jaa, ei, tegelikult täitsa nõus sellega. Minu jutu mõte oli nagu lihtsalt selles, et see võiks olla ka mingi osa sellest narratiivist, aga see peaks olema kuidagi teadlikumalt tehtud. Et ise ma pigem ka kehitan õlgu, kui ma ei tea, lähen poodi ja ostan mingisuguse liimsi, kuhu peale on kirjutatud, et iga pudeli eest me paneme kuskile mingi puu kasvama, no so what, eks ju. Võib-olla see limpsi maitsega, ma olen võtnud teise. Eks, et siin on nagu see asi, et ta peaks olema ühendatud nagu mingisuguse sellise loo osana, aga ma ei usu, et see teenus iseenesest nüüd, et sa nüüd teedki ettevõtte ainult sellele võib-olla, see ei ole ka võib-olla see kõige õigem lähenemine. Aga see on võib-olla lihtsalt natukene, et nende asjade peale nagu mõtlema hakata, et sa võid ju ka eks ju, ma ei tea, linnuvaatlusteenuse osana mingit sellist midagi tagasi andvat sinna nagu mingi komponendi sinna juurde panna. Vaata, siin on nagu see asi, eks, et ei peagi olema nagu eraldi teenuse pärast, et ta võib-olla on osa nagu mingist teenusest. Okay. Aitäh. Tere, väga pikk küsimus ei ole. Väga pikk küsimus ei ole. Ega mul oli jätku küsimus sellele puu istutamisele, et see peab ruudu tegema siia. Et mis teema sellega on, ma ei saa nagu aru, et metsa uuendatakse niikuinii ja siis keegi nagu arvestab kuskil, et see puu läks selle lennu arvel. See mets pannakse niikuinii kasvama, et meil ei teki mingit uut metsaala kuskile tänu sellele, ma arvan, on ju. Keegi ei lähe viljapõldu täis istutama, sellepärast, et mingid vennad tulid lennukiga siia. Et see on nagu siuke rohepesu minu arust, et tahaks sellest aru saada. Jaa, ei, no ma räägin, see on osa sellest. Minu selle jutu mõte oli pigem see, et see kestlikkus võiks olla seotud mingite selliste asjadega, mis on oma olemuselt kestlikult, mida me nagunii teeme, eks ju. Selles suhtes, et kui mina ei tea, käin matkan ise kuskil, ikka võtan selle prahi, panen endale taskusse, võiks olla nagu osa sellest olemasolevast teenusest juba pigem see, et võib-olla seda näidata ongi tobe, eks ju, aga võib-olla kui see on seal sees, kui see on väikese sihukese märgina kuskile pandud, eks ju, et siis juba sellel võiks nagu mingi essents olla, aga peaks kindlasti olema nagu selline osa nagu mingisugusest sellisest laiemast loost. Aitäh! Ma olen täitsa kindel, et neid küsimusi jätkuks veel, aga kell ei lase praegu küsida. Nii, et aitäh!